No küsimus ongi selles, et kui me teeme seda kampaania korras nõndamoodi, et tulevad laigulised sõdurid ja räägivad, kuidas kõik võivad surma saada ja kui drooni näed, siis punane täpp on otsa ees ja ilmselgelt sa kaua ei ela. Et kui me sedamoodi lahendame, eks ju, seda asja, siis no mis lahendus see on? Kriisideks tuleb valmistuda ikkagi teadlikult. Koolis klassiruumides ei õpita tulevikus mitte ainult eesti keelt ja matemaatikat, vaid siit saab ka kaasa uuest õppeaastast teadmised, kuidas käituda kriiside korral ja seda juba esimesest klassist peale. Tegelikkuses on oluline seda teemat juba lasteaias käsitleda, aga kuna kool on see valdkond, kus lastel on juba telefonid, nad saavad ohuteavituse kanaleid, nad saavad teada ühiskonnas toimuvat infot palju rohkem, siis pädevusmudel on see, mis lihtsustab õpetajatele siis elanikkonnakaitse ja kriisiteemad edasi andmist. Kuna kriisideks valmistumise teema on ühiskonnas aktuaalne, ei saa ka lastega sellest rääkimata jätta. Meil on olemas erinevad klassijuhataja tunnid, erinevad projektid, mida täna juba tehakse. Selle pädevusmudeli mõte oli siiski anda selgelt info selle kohta, et mida peaks siis lastele tegelikult edasi andma. Pädevusmudelis käsitletakse erinevaid teemasid, nagu näiteks riskid ja kriisid, ohuteavitus ja info kriisi korral, kriisiolukorraks valmistumine ja selle ajal käitumine, varjumine, ulatuslik evakuatsioon ja psühholoogiline esmaabi. See koolide jaoks mõeldud pädevusmudel on Päästeameti lehel ka väljas ja siit saab hästi vaadata, et millises kooliastmes mida oskama peaks. Näiteks kui me läheme siia kriisiolukorraks ettevalmistumise juurde, siis esimeses kooliastmes võiks näiteks aru saada üldse kriisiks valmisoleku vajadust ja siis vastavalt juhendajale või inimesele, kes teda siis nii-öelda koordineerib, peaks vastavalt käituma, mida öeldakse, aga gümnaasiumi lõpuks võiks juba ise hakkama saada ja ka aru saada, et millal siis tuleb näiteks kohalik omavalitsus appi või riik, et siin on see plaan täielikult ka näha, et kuidas õpilased siis mida oskama peavad. Eesti koolides on pea 163 000 õpilast. Kuidas nende kriisiks valmistumine koolis välja nägema hakkab? Tegi tundi me juurde tegema küll ei hakka, sest kui me ühest küljest tahame, et kooli õpetuse maht oleks mõistlik, et me alustaks kell 9 või veel hiljem ja jõuaks veel järgmisel hommikuks kuidagi välja magatud, eks ju, siis ilmselgelt me mahtu ei suurenda, aga sisu osas saab teha küll erinevaid lükkeid. Õpetajatele luuakse Päästeameti poolt materjalid, kuidas ja millist infot õpilastele edasi anda. Praeguse seisuga ongi valmis informatsiooni täis dokument, mida õpetajad ise endale selgeks teha saavad. Vajadusel tuleb ka Päästeamet õpetajaid koolitama. Eesmärk on ikkagi see, et õpetajad ise oskaksid läbi erinevate õppeainete siis seda teemat juurde lisada endale. Näiteks loodusõpetusest räägitakse tormidest, võiks juurde siis rääkida ka seda, et kuidas tormis hakkama saada või kuidas ette valmistada seda, et kodus, kui on suur ulatuslik elektrikatkestus näiteks, et kuidas siis kodus hakkama saada. Mõnes mõttes on selle kriisi lahendamise aluseks ka funktsionaalse lugemise oskus ja kõik sellised vajalikud asjad, et kõik need saab lõimida kokku üheks tervikuks ja anda igale koolipäevale siis sobiva sisu, ilma et me seda nimetaks nõndamoodi, et nüüd me jookseme ära surma eest või midagi muud sellist. Koolis õpitakse ikkagi asjalikke asju ja selle kõige sees ka loomulikult kriisideks valmistumist.